kuni 2013 lõpparuandest. Üldine hinnang lõpparuandes on hea ja positiivsena paistavad silma just ettevõtlusaktiivsus, ettevõtete ellujäämismäär, eksportivate ettevõtete arv, eriti selle arvu kasv ja Eesti ekspordi osatähtsus maailma ekspordist, mis on samuti kasvanud. Et kõige kiiremini või ütleme oodatust kiiremini kasvas eksportivate ettevõtete arv eelmisel aastal 14 364 ettevõtet ehk siis 2 korda rohkem kui 2006. aastal. Ja oluline on ka see, et kui 2006. aastal oli Eestis 1000 elaniku kohta 36,6 ettevõtet, siis 2013. aastal oli see kasvanud peaaegu 1,5 korda, 53,1 ettevõtteni 1000 elaniku kohta. Ma arvan, et mõlemal juhul on meil põhjust sihid seada veel kõrgemale. Üks väljakutse, mis meil kahtlemata on see, et tootlikkuse tõusu eesmärgid on meil jätkuvalt kõrged ja peavad olema kõrged. Ja meie siht peab olema luua üks Euroopa kõige soodsamaid, kui mitte kõige soodsam ettevõtluskeskkond, sest ettevõtluskeskkond on teadupärast majanduskasvu vundament. Eile tuli avalikuks ka uus Maailmapanga Doing Business raport, kus Eesti on küll 5 koha võrra tõusnud, aga oluline on teada, et see tõus on ikkagi valdavalt metoodika muutuse tõttu. Seetõttu ma usun, et on päris mitu alakomponenti, kus me küll parandasime kohta, aga on ka päris palju, mida me saame veel teha. Ja nii nagu ma olen ka valitsuse moodustamise ajal öelnud, siis peaks olema meie väga selge siht ja on meie selge siht, et Eesti kohta ka nendes reitingutes parandada. Reiting ei ole kunagi eesmärk iseenesest, aga see annab meile väga hea spikri, millistes valdkondades me võrreldes teiste riikidega, millises seisus oleme. Et see on meile hea spikker, kuidas Eesti ettevõtluskeskkonda veelgi paremaks muuta. Ja plaane selleks ka on, nii et ma olen küllalt optimistlik, et Eestil on seal päris palju ruumi tõusta ka sellest Doing Businessi indeksis. Et minu hinnangul esikümne koht ei ole Eesti jaoks kindlasti mitte jõukohane. Ma arvan, et see on tehtav. Siis valitsus nimetas täna justiitsministri ettepanekul riigi peaprokuröri ametikohale Lavly Perlingu. Eelmine peaprokurör Norman Aas suundus teatavasti justiitsministeeriumi kantsleriks ja lähemalt räägib sellest päevakorrapunktist justiitsminister ise. Valitsus kiitis heaks Horvaatia Euroopa majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja valitsus sai Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ülevaate Mandri ja Saaremaa praamihanke seisust. Seda arutelu me jätkame õhtul kabineti nõupidamisel veel. Arutame õhtul valitsuskabineti nõupidamisel ka Estonian Airi restruktureerimisplaani, mille majandus- ja kommunikatsiooniminister on täna valitsusele esitanud. Ma kinnitan, et meie ühine eesmärk on see, et Estonian Airi tulevik oleks optimistlik, et lennuühendused oleksid tagatud ja selle nimel loomulikult valitsus tegutseb. Kindlasti on meil eelhoiak selle restruktureerimisplaani osas positiivne, aga ma eeldan, et valitsuse liikmetel on detailide kohta väga palju küsimusi, et kindlasti soovivad kõik valitsuse liikmed olla veendunud, et see pakkumine, mis meil praegu laual on, et see on ka kõige parem nii maksumaksja seisukohast kui ettevõtte tuleviku seisukohast. Kindlasti huvitab valitsuse liikmeid, et millise tehete järjekorraga või millise sündmuste käiguga just konkreetse investorini jõuti ja enne lõplikku otsuseid peame me olema veendunud, et see kõik on ka see pakkumise detailid, mida me täna tegelikult veel enamik valitsuse liikmeid ei ole veel jõudnud tutvuda, et see kuna see materjalid saabusid täna hommikul, et ka need pakkumise detailides on vaja loomulikult kõigil üle vaadata, et siis saame selle infoga edasi minna. Ja valitsuskabinetis me arutasime ka juba mitmendat korda tegelikult lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2020. Võtsime teadmiseks info, kuidas on see protsess kulgenud, erinevad ministeeriumid koostöös on päris palju tööd teinud ja
Ja siis punkti arutelu lõpuks otsustasime selle siis ka valitsuse istungipunktina nii-öelda ära koputada või Riigikogule arutamiseks saata. Et see otsus sai ka täna siis 15. päevakorrapunktina tehtud. Minu poolt kõik, aitäh. Suur tänu ja nüüd sõna siit edasi Urve Palole. Palun. Aitäh. Tere päevast. Kõigepealt lühidalt sellest, mis punktid olid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil täna valitsuse päevakorras. Et valitsus kinnitas täna avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks ülejäänud vahendite jaotuse ja seetõttu siis Jõhvi vallale eraldatakse Rakvere tänava, see on siis Jõhvi ringristmikust kuni Lennuki tänavani ülekatte ehitamiseks 114 717 eurot. Ning Haapsalu linnale Tallinna maantee Jaama tänava rekonstrueerimise kallinemisest tulenevate kulude katmiseks 34 477 eurot. Samuti valitsus kinnitas seadmeohutuse seaduse eelnõu. Eelnõuga sisulisi muudatusi ei tehta ja tehnilisi uusi nõudeid ei kinnitata, vaid koondatakse ühte seadusakti kokku praegu 4 eri seaduses olev. Need on surveseadme ohutuse seadus, küttegaasi ohutuse seadus, masinaohutuse seadus ja elektriohutusseadus. Seadus on kavandatud jõustuma samaaegselt koos ehitusseadusega järgmise aasta 1. juulil. Nii palju siis valitsuse päevakorras olnud majandusministeeriumi punktidest, et annan lühikese ülevaate sellest seisust, kus me oleme täna parvlaevaliikluse hankega ja korraldamisega. Et aastal 2016, 1. oktoober meil siis kenasti see parvlaevaliiklus jätkuks. Tänaseks on lõppenud 2 olulist asja. VAKO, see on siis see riigihangete vaidluskomisjon, tegi riigi suhtes positiivse otsuse esimesel parvlaevahankel ja see puudutas siis seda, et SLK vaidlustas selle, et nad justkui esimese hanke kvalifitseerumis tingimustele vastasid. Ja selle siis Majandusministeerium riik võitis. Samuti lõpetas Rahandusministeerium järelevalvemenetluse MKM-i väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke üle ja ega tuvastanud rikkumist menetlusliigi valikul. Ees on veel teine riigihangete vaidluskomisjoni otsus, mis peaks tulema reedel. Seal on siis vaidlustatud SLK poolt teise hankel Tallinna Sadama võitmist ja vastavust tingimustele. Ja meie andmetel on SLK esitanud ka 3. vaidluse riigihangete vaidluskomisjonile. Nii et selleks, et sellised vaidlused on kuni kohtuteni välja, oleme me valmis ja oleme arvestanud sellega. Tallinna Sadam ja tema tütarfirmad on oma tööga graafikus ja laevade projekteerimine, õigemini siis projektide kohandamine on alanud ja Tallinna Sadam ja tema partnerid kinnitavad, et laevad valmivad tähtajaks ja selles pole meil mingit alust kahelda. Riik soovib sõlmida Tallinna Sadamaga lepingu nii kiiresti kui võimalik, aga seda ei saa teha enne, kui viimasest VAKO, siis riigihangete vaidluskomisjoni otsusest on möödas vähemalt 14 päeva. Kõige olulisem, et saarte elanikul ei ole põhjust igal juhul muretseda. 1. oktoober 2016 laevaliiklus kindlasti jätkub ja vähemalt samas heas kvaliteedis kui täna ning kui täna me räägime 3 uuest praamist, siis 2 aasta pärast me räägime 4 uuest praamist, nii et ka hiidlastele veel hea sõnum juurde. Lühidalt ka sellest, mis peaminister puudutas nüüd Estonian Airi nõukogu otsust, et tõesti teisipäeval otsustas Estonian Airi nõukogu esitada Euroopa Komisjonile täiendatud restruktureerimisplaani, mis näeb ette siis erainvestori kaasamist ja seda siis tuleva aasta kevadel eeldatavasti. See tähendab, et kui Euroopa Komisjoni konkurentsidirektoriaat annab uuendatud plaanile kinnituse, liitub Estonian Airi omanike ringiga investorina Infortar, kuid selle loomulikult peab veel heaks kiitma valitsus selle plaani, et see üleminek toimub. Arvestades olemasolevat riigiabiprotsessi, on kõige suurem tõenäosus positiivse otsuse saamiseks just erainvestori kaasamine.
sest riik omapoolseid sissemakseid teha ei tohi, abi anda ei tohi, ka lennufirma peab arenema, vastasel korral ei ole võimalik lihtsalt elus püsida. Aga sissemakseid ja laienemiskapitali sisse maksta võib erainvestor, mitte riik. Kui nüüd minna ajas mõned aastad tagasi, siis pärast Estonian Airi enamusosaluse omandamist riigi poolt lepiti SAS-iga kokku riigiga kooskõlastatult, et hakatakse investorit otsima. See oli siis 2010. aastal. Ja see oli ka siis seesama aktsionäride kokkuleppe osa ja fikseeriti valitsuse otsusega. Vahepeal on kohtutud mitmete võimalike investoritega, kuid siiani ühtegi tõsiselt võetavat investorit ei ole tekkinud, kes oleks tõesti olnud asjast huvitatud ja kellel oleks ka potentsiaali lennufirma hästi tööle panna. Ja läbirääkimistel me oleme silmas pidanud, et võimalik investor oleks hea rahvusvahelise mainega, usaldusväärne, finantsiliselt kindel ja ta tõesti sooviks lennuliiklust Tallinnast algavatel lendudel edasi teenindada. See on väga oluline. Sest lennundus on Eesti riigile strateegiliselt oluline. Sellest sõltub turism, konkurentsivõime, meie oma inimeste liikumisvabadus ja me oleme püüdnud teha kõik selleks, et meie turul oleks ettevõte, kelle kodu lennujaam on Tallinn. Ja Tallinki ehk siis või Infotari kaasamine võiks aidata nendele eesmärkidele väga palju kaasa aidata. Põhjalikult täna uue investori lisandumise tingimustest rääkida ei saa, need läbirääkimised on veel ees, siin on vaja ka valitsusega nõu pidada ja heakskiitu, nii et sellest on vara rääkida, aga veel kord toonitan, et riik on otsinud Estonian Airile investorit juba aastaid, 4-5 aastat. See on olnud plaaniline tegevus ja see on hädavajalik selleks, et Estonian Air saaks areneda ja kõigepealt elus püsida ja areneda. Sest veel kord Euroopa abireeglid ei luba riigil teha sissemakseid või abistada lennufirmat. Tihtilugu on, küsitakse minu käest või on sellist vale arusaama, et aga me ju rongiliiklust toetame, parvlaevaliiklust toetame ja miks me siis ei võiks ka lennuliiklust toetada, et hoiame selle ikka riigi käes ja toetame edasi, on sama oluline kui kohapeal rongide või parvlaevade toimimine. Sama oluline on küll, aga reeglid on erinevad. Et siseriiklikult võib toetada, kuna siin ei ole konkurentsi, aga lennuliiklust väljapoole, ainult siseriiklikku lennuliiklust tohib toetada, ehk siis saartega ühendust näiteks või Tartu või Pärnuga, aga väljapoole ei tohi. Nii et see on väga oluline aspekt teada, et siin ei ole riigil valikut, et kas toetab või toeta. Ta ei tohi toetada. Aitäh. Aitäh. Ja uuest peaprokurörist räägib nüüd Andres Anvelt. Aitäh. Täna siis kinnitas valitsus peaprokuröri ametikohale Lavly Perlingu, kes on alates septembri algust olnud peaprokuröri kohusetäitja. Ja Lavly Perling asub siis oma ametikohustusi täitma alates homsest. Lavly Perlingu CV-st on meedias palju räägitud, kas seda nii väga palju peab küll kordama, pigem seda, et minu poolt tema toomine tähendab nii Vabariigi Valitsusse kui ka Riigikogu õiguskomisjoni ajendas just see, et Lavly Perling on prokuratuuris töötanud juba eelmise sajandi lõpust, kui niimoodi võib öelda, 90. teisest poolest, on töötanud kõigil erinevatel kuriteoliike uurivatel ametikohtadel, olnud ka Eesti mõistes erinevates ringkondades, nii idas kui põhjas, juhtivaks prokuröriks, mis on üles näidanud
tema senine tegevus, et ta suudab juhtida nii menetluslikke protsesse kui ka organisatsiooni. Kindlasti tasub ära märkida, et tema arsenali kuuluvad väga paljud Eestis seni sellised, ütleme, ka kõmulised asjad tema eest vedamisel prokurörina selle sajandi algus, 2000. algus suudeti piir panna narkolaborite tegevusele Eestis, mis oli üldiselt laialdane Eesti häbiplekk. Hilisemalt on ta juhtinud mitmeid menetlusi, mis on seotud olnud näiteks kohtunike korruptsiooniga, mis on alati väga ebameeldivad, kuna tegelikult ju puudutavad valdkonda, millega tehakse igapäevaselt koostööd. Samuti on tema arsenalis nende teiste, ütleme, kümnete sajade asjade hulgas ka meie esimene riigireeturi kriminaalasi ehk Herman Simmi paljastamine. Nii et kõik need erinevad uurimised, mida ta on juhtinud, kas otseselt või kaudselt tõestasid, ma arvan, nii mulle kui ka õiguskomisjoni liikmetele seda, et tegemist on hea kandidaadiga ja nagu te mäletate, siis ka õiguskomisjon andis talle üksmeelse heakskiidu. Protsess oli graafikus, tuleb arvestada seda küll, et kuigi peaprokuröri vahetus toimus 1. septembril, siis peaprokuröri valimine on ja tema kohta arvamuse andmine on seotud kindlasti ka Riigikogu tööga. Riigikogu alustas tööd nimelt 8. septembril ja kui arvestada kohtumisi kõigis fraktsioonides, mis olid pikad, väga sisutihedad ja hilisemalt ka õiguskomisjon ja nüüd valitsusse arvestada, et siin on 6 Riigikogu töönädalat, siis võib öelda, et protsess ei veninud. Jah, eks kindlasti oli selles protsessis teatud emotsioone, oli sisukamaid võib-olla sellist kriitikat prokuratuuri senise töö osas, kuid julgen väita, et väga palju oli ka täitsa sellist ilma mingi aluseta, võib-olla isegi täitsa põhjendamatut kriitikat, kus nähti siis prokuratuuri eksimusi juba ka Riigikohtus viimases instantsis süüdimõistetud asjade osas. Jah, prokuratuur peab olema pidevas arengus. Vesteldes peaprokuröriga, kandidaadiga, nüüd juba peaprokuröriga homsest ja nähes tema nägemust tutvudes sellega, siis võib öelda, et ta on väga õigel teel. Esiteks prokuratuur vajab struktuurseid muudatusi, kaasajastust koostöös, ta oleks oma koostöös võimeline hästi toetama ka meie õiguskaitseorganeid, nii kriminaalpolitseid kui ka kaitsepolitseis, esmajärjekorras just kriminaalpolitseid, kes on asunud väga suurele spetsialiseerumise, ütleme, muutusele just raskete kuritegude osas. Kuid teine ja mitte vähe oluline aspekt on see, et me näeme, et meie ühiskonnas võrreldes 10 või 20 aastase taustaga on enam võtmas tooni just sellised kuriteod, mis on väga tihti emotsionaalsed, seotud inimeste lähisuhetega, perevägivald, mida me oleme lugenud ka eriti viimastel nädalatel ka meediast väga palju, mis näitab seda, et ka selles valdkonnas vajab prokuratuur kindlasti arenguid, vajab spetsialiseerumist, need asjad on teistmoodi kui majandusasjad, kui organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjad ja Lavly Perling on väga selgelt väljendanud ka oma arvamust, et prokuratuur peab ka nendes suundades tegema teatud muutusi ja mis mul on eriti hea meel on see, et prokuratuur samuti näeb, et ressurss, mis kriminaaluurimises lähiajal kindlasti ei ole võimalik seda riigieelarvet märkimisväärselt suurendada, aga kindlasti seda ressurssi võib leida ka kriminaalmenetluse sees
ja on väljendanud ka omapoolset valmisolekut siin lähiaegadel ja arvatavasti juba järgmisest aastast asuda ka koostöös Justiitsministeeriumi teise õigusvaldkondadega, mis on seotud kriminaalmenetlusega, siis ka kriminaalmenetluse ülevaatamise ehk revisjoni teed, mis on just oluline selleks, et kriminaalmenetlus oleks võimalikult kättesaadav, lihtne, arusaadav, aga samas ka põhiõiguseid tagav. Võt nii, aitäh! Aitäh! Ja haridusminister Jevgeni Ossinovski on siin selleks, et rääkida siis sellest, mida riik on teinud viimase 3 päeva jooksul, et taastada koolides turvatunne. Palun. Tere päevast! Tõepoolest Eesti kool on alates esmaspäevast olnud leinas seoses traagilise ja väga erandliku juhtumiga Viljandi Paalalinna koolis ja annaksin mõne sõnaga ülevaate sellest, mis vahepeal on toimunud. Põhimõtteliselt on selge, et selles olukorras on 2 põhilist eesmärki. Esiteks peame me taastama töörahu kõikides Eesti koolides, sealhulgas ka Paalalinna koolis, mis ei ole kindlasti pärast niivõrd šokeerivat juhtumit lihtne. Teisest küljest peame pärast seda, kui politsei on oma uurimise koos prokuratuuriga lõpuni viinud ja paralleelselt siin teiste osapooltega ka analüüsima, mida võiks teha veel paremini selleks, et tulevikus selliseid sündmusi vältida. Ma tahaks esiteks tunnustada erinevaid osapooli, kes on selle probleemi või selle juhtumi lahendamisega olnud otseselt seotud. Kindlasti politseid, kes on väga professionaalselt oma tööd teinud, Viljandi linna, kes on alates esmaspäevast pidevalt juhtinud Viljandi linnas konkreetselt seda protsessi, koondanud ekspertiisi üle kogu Eesti nendest inimestest, kes võivad selles olukorras abiks olla, on koordineerinud kõikide Viljandi koolijuhtide tegevust. Juba esmaspäeval ise kohale minnes ainult mõni tund pärast juhtunut oli Viljandi linna kriisi koosolek juba kokku kutsutud, kus kõikide koolijuhtidega sai ka läbi räägitud, missugused võiksid olla järgnevad sammud. Peame esile tõstma seda, et Viljandi on selles olukorras ju täiesti erakordses seisus, kus tegemist on esmakordse juhtumiga ja ka meil päris lõplikult kellelgi sellist valmisolekut sellise juhtumi puhul reageerida ei saagi olla ja kogu Viljandi nii haridusavalikkus kui ka laiemalt Viljandi elanikud ja Viljandi linnavalitsus on teinud erakordselt head tööd selleks, et olukorrast edasi minna. Koha peal on väga palju abi olnud ka kriisinõustajatest, nii leinanõustaja Naatan Haamerist, kes on mitu päeva koha peal olnud, kui ka Riikliku Haridusministeeriumi Rajaleidja keskuste psühholoogidel, kes on pidevalt seda abi osutanud nii Paalalinna kooli perele eeskätt, aga ka kõikidele teistele. Oleme nendega olnud pidevas kontaktis ja tõepoolest see märkimisväärne pingutus, mis koha peal on tehtud, on igakülgset tunnustust väärt Vabariigi Valitsuse poolt. Nüüd loomulikult, mida päev edasi, seda rohkem me küsime seda, et mida oleks võinud teha teisiti, kas oleks kuskil olnud see koht, et seda sündmust ära hoida ja ka laiemalt, mida me võiksime kõik koos teha selleks, et tulevikus selliseid sündmusi ei korduks. Loomulikult on arusaadav surve püüda leida kõige lihtsamaid kiireid lahendusi sellele probleemile, aga paraku need lihtsad lahendused kunagi ei tööta. Et mõnes teises riigis on metallidetektoreid kooli püstitatud, aga see ei ole ju tegelikult kooli tulistamise ära hoidnud. Et see päris lahendus, mis tegelikult töötab, on see, et meist igaüks, iga ühiskonnaliige peab võtma vastutuse kogukonna turvalisuse eest. Seda ei saa teha ainult politsei, rääkimata sellest, et seda võiks teha ainult kool või õpetaja. Me kõik peame selle eest kindlasti vastutust kandma ja eks
ma arvan, uue teravusega on tõstatunud küsimus üleüldisest märkamisest, et mil määral me märkame seda, missugused muutused toimuvad eriti teismelises eas noorte inimeste puhul ja kas me nendel juhtudel, kui me midagi märkame, kas me oskame õigesse kohta õigel ajal pöörduda ja kas me, juhul kui me seda ka teame, kas me seda tegelikult teeme. Täna pärastlõunal kohtun ma ka erinevate sotsiaalsete partneritega, õpetajate esindajatega, õpilaste esindajatega, kiusamisvaba kooliga, koolipsühholoogide ühinguga, sotsiaalpedagoogide ühinguga ja mitme teisega, selleks, et arutada seda ühist vastutust ja missugused on need aspektid, kus me kõik koos saaksime veel midagi paremini teha. Me oleme erinevaid kriisiplaane ja sarnasteks juhtumiteks ettevalmistust tegelikult aastate jooksul väga pikalt treeninud, võib-olla ei ole õige sõna, aga oleme erinevaid tegevusi, ettevalmistusi teinud koostöös erinevate ministeeriumitega. Politsei on Eesti koolidega väga tublisti ennetustegevusega tegelenud, aga loomulikult selliste sündmuste valguses tasub küsida, kas saaksime veel paremini teha ja kindlasti neid kohti veel on. Nii et pärast uurimise lõppu ja nende erinevate osapoolte analüüside tegemist saame kaaluda ka seda, kas oleks vaja teha mingisuguseid muudatusi. Püüame maksimaalselt operatiivselt hetkel esimese asjana kindlasti taastada töörahu Viljandi haridusasutustes, eeskätt muidugi Viljandi Paalalinna koolis, kes on sellest otsusest kõige otsesemalt puudutatud ja kindlasti oleme valmis ka igakülgselt toetama Viljandi linna ja kõiki teisi Eesti koole selleks, et nii praegusel keerulisel ajal kui ka selles, et tulevikus selliseid sündmusi enam ei toimuks, et Eesti esimene kooli tulistamine jääks ka viimaseks. Aitäh. Suur tänu ja nüüd küsimuste kord ja Sven andis juba märku, et soovib. Aitäh, Sven Soiver, TV3 uudised, küsimus peaministrile, et Eston Kohvri advokaat, kes on siis Vene riigi poolt määratud, on ajakirjandus vahendusel öelnud, et Eesti riik koonerdab, et ei raatsi osta korterit Kohvrile, pere võiks külla sõita, aga Eesti perel pole raha, Eesti ei näita ka head tahet selle KGB ohvitseride näol, kes on Narva jääl kinni peetud. Et kas, kumb siis on, et kas Eesti riik koonerdab või on see selline Vene riigi määratud advokaadi propaganda seda? No, väga konkreetne küsimus, eeldab väga konkreetset vastust, et nendest kahest välja pakutud on see kindlasti see teine. Et Eesti riik kindlasti eri ametkondade kaudu teeb kõik, mis on Eesti riigi võimuses, aga me anname endale väga selgelt aru, et me ei saa antud küsimuses rääkida sõltumatust objektiivsest kohtupidamisest ja me ei saa ka antud küsimuses rääkida advokaadist, kes esindab klienti sarnaselt nagu meie siin õigusriigis oleme harjunud mõtlema advokaatidest, kes klienti esindavad. Et seda kõike, mis Venemaa poolelt selle teema kohta öeldakse, ma kutsuksin üles võtma teatava koefitsiendiga, sest sellel on omad huvid taga ja ma usun, et me kõik oleme piisavalt nutikad, et mõistma, mis need huvid võiksid olla. Nii et ma soovitan kõiki neid sõnu, mida ka konkreetsed isikud, kes selle teemaga seotud Venemaa poolelt välja ütlevad, võtta teatud reservatsioonidega. Aitäh. Täpsustav küsimus, et kas ütleme siis ametlike kanaleid pidi on tulnud mingisuguseid sellise signaal, et jah, Eston Kohver saab vanglast välja, kui te ostate talle korteri või et vaatame läbi sõrmede, kui KGB ohvitserid vabaks laseta? No, kuidas saakski olla, et loomulikult ei ole ametlike kanalid pidi mingid selliseid signaale tulnud ja ma arvan, me kõik mõistame, et selliseid signaale ei saa ka tulla, et ma arvan, me ei ole keegi nii naiivsed, et uskuda sellesse praegu. Aitäh, ja palun. Üllar Luup Tallinna televisioonist. Kesknoored, kes siin enne piketeerisid Stenbocki maja on veendunud, et Eesti ettevõtluskeskkond on liigagi hea vähemalt pankadele. Et kuidas teie suhtute sellesse, et kas pankadele peaks panema mingi ettevõtlusmaksu või midagi, et nad liiga suurt tulu ei teeniks? Ja kellele see küsimus oli suunatud? Kuidas? Kellele suunatud oli küsimus?
peaminister Taavi Rõivasele. Aitäh küsimuse eest. Mulle tundub, et nad on selle piketeerimisega natukene hiljaks jäänud, sellepärast, et juba mõned kuud tagasi avalikustasid näiteks Swedbank, kõige suurem Eestis tegutsev pank, avalikustas oma uue kasumjaotamise poliitika, mille oluliseks osaks on see, et märgatav osa oma ärikasumist ettevõte maksab välja dividendidena, nendelt dividendidelt ta maksab Eestis ettevõtte tulumaksu ja hinnanguliselt on see panus, sõltuvad küllap aastast ja kasumist, aga see panus riigieelarvesse ainuüksi Swedbanki puhul. Me räägime siin suurusjärgust paarkümmend kuni mõnikümmend miljonit eurot aastas. See on, ma usun, väga tänuväärne panus Eesti riigieelarvesse ja selle asja eest saab teha või selle raha eest saab teha nii mõndagi olulist. Nüüd see, et Eesti ettevõtluskliima oleks hea, selle nimel me peame pidevalt tööd tegema ja ma kindlasti ei naeruvääristaks seda, vastupidi. Ega nendesse riikidesse, kus ettevõtetele seatakse suuri takistusi, kus neile äri tegemine tehakse väga keeruliseks, kus neile seatakse väga kõrged maksud, siis nendesse riikidesse ettevõtteid ei pruugi minna. Ja kui nad ei pruugi sinna minna, siis nad ei pruugi seal ka töökohti luua, kasumit teenida, riigile makse maksta. Et see ei ole iseenesest mõistetav, et kõikidesse riikidesse välisettevõtted tormavad ja tahavad nui neljaks vaatavalt ükskõik kui kõrgetele maksudele töökohti luua. Ei ole iseenesest mõistetav. Ka selle nimel, et Eesti riiki tuleksid ettevõtted, tuleb tööd teha selle nimel, et Eesti ettevõtluskliima oleks kogu piirkonna parimate hulgas. Selleks tuleb tööd teha ja ma ei näe siin mingit põhjust seda kuidagi naeruväärist. Aitäh. Ingrid. Ingrid Semba-Hõbemägi, Kanal 2 ja reporter. Küsimus härra haridusministrile. Üleile oli 5 Tallinna kooli, olid meedias ja ka linnavolikogus taotlusega, et neile jäetaks õigus gümnaasiumastmes põhilise õppekeelena vene keelt kasutada. Üleile teil seisukohta ei olnud, sest ei olnud paberit näinud. Kas teil tänaseks on seisukoht? Aitäh. Aitäh. Esiteks oli see eile ja see ei olnud mitte linnavolikogu, vaid linnavalitsus. Minule teadaolevalt ei ole ka Tallinna linnavolikogu veel täna oma istungil neid küsimusi käsitlemas. Mingil hetkel nad sinna tõenäoliselt tulevad, pärast mida siis, kui linnavolikogu need taotlused heaks kiidab, siis küllap nad jõuavad valitsusse ja siis saame neid ka analüüsida. Ma tõesti ei ole neid pabereid või neid taotlusi näinud ja enne kui nad ei ole laekunud, ei ole meil kindlasti ka mingit põhjust hakata ennetavalt midagi ütlema. Et ma olen oma seisukoha öelnud, et vastavalt põhikooli gümnaasiumi seaduse paragrahvile 21 lõikele 3 on selliste taotluste esitamine põhimõtteliselt seaduslik, aga nad peavad olema põhjendatud, seda on leidnud ka Riigikohus, nii et ootame need taotlused ära ja siis analüüsime. Samas linnavalitsuse koduleheküljel on see tekst täiesti avalik ja täiesti olemas. Tallinna linnavalitsuse dokumendid kindlasti on avalikud, nagu ka kõik ülejäänud dokumendid on avalikud, aga protsess on hetkel selles faasis nii, nagu seadus ette näeb. Alguses peavad selle ettepaneku tegema koolide hoolekogud, pärast seda arutab seda linnavalitsus, pärast seda saadetakse linnavolikogu, linnavolikogu siis hindab, analüüsib. Ja seda ma tean kõike, aga ma lihtsalt mõtlen, et seisukoht kui niisugune, mõtleva inimesena teil on? On väga raske, mõtleva inimesena on väga raske kujundada seisukohta küsimuses, millega sa ei ole tutvunud ja nii kaua, kuni need taotlused ei ole jõudnud Vabariigi valitsusse, ei ole valitsuse asutustel mingisugust põhjust neid analüüsida, ootame need tulemused ära, las nad taotlused tulevad, võib-olla linnavolikogu otsustab, et nad ei esita 5 taotlust, võib-olla esitavad 3 või 2 või ei esita ühtegi. See on täiesti selge vastutuse jaotus. Linnavolikogu võtab oma otsuse vastu, esitatakse meile taotlus. Üks taotlus on meil ühelt teiselt koolilt tulnud, näiteks Narva täiskasvanute koolilt on tulnud taotlus. Seda me juba analüüsime, nii et ootame selle taotluse ära iga asi õigel ajal. Aga härra peaminister, kas teie hinnangul on mõistlik teha 5 vene koolile erandeid selles küsimuses, mis on juba nii ammu otsustatud ja mis nii strateegiline on? Aitäh. Ega ma ei ole ju ka seda taotluse teksti näinud, aga küll aga selles küsimuses on mul väga selge eelhoiak ja kui Estonian Airi küsimuses, kus ka valitsuse liikmed ei ole näinud veel kogu detaile,
on see eelhoiak minu puhul positiivne, siis selles küsimuses on eelhoiak ikkagi väga skeptiline, et ma nägin seda, kuidas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et valitsus on muutunud, et järsku nüüd on hoopis teistsugune valitsus, kes tahaks hariduspoliitika täiesti ümber muuta ja ma lugesin tema sellest lootusest välja, et me justkui oleks nüüd seda meelt või võiks olla seda meelt, et enam ei peakski eesti keelt õppima või eesti keelele koolides üle minema. Et ma küll ei näe, et selline muudatus oleks toimunud või eelhoiakuna ma küll seda muudatust realistlikuks ei pea, nii et ma olen selles mõttes haridus- ja teadusministriga nõus, et kõik lõplikud otsused saavad ikkagi sündida siis, kui on üks konkreetne taotlus ka kuhugi esitatud ja vaevalt, et me kumbki haridus- ja teadusministriga käime Tallinna linnavalitsuse kodulehel surfamas ja mingeid linnavalitsuse taotlusi seal pidevalt jälgimas, et ega ei ole midagi jälle tulnud, et meil on suhteliselt tihedad tööpäevad, et ei jõu, selleni tõesti ei jõua, et vaadata, et äkki teil tuli veel mõni hea mõte, eks. Aga samas jällegi muidugi, olles näinud Tallinna linnavolikogu liikmena 2005–2007 aastani, siis kui Keskerakond kõigepealt saavutas absoluutse enamuse linnavolikogus, olles näinud seda, milline on linnavolikogu roll nende otsuste langetamisel, siis ma oleks küll eriliselt üllatunud, kui linnavolikogu ütleks midagigi, mis on vastuolus linnavalitsuse seisukohtadega, et nii naiivne ma arvan ka ei ole põhjust olla, et eeldada, et Tallinna linnavolikogu oleks midagi täiesti muud Tallinna linnavalitsusest, nii et eks see ka ole, et ma arvan, et tegelikult see, et kõikides Eesti koolides õpetatakse eesti keelt, annab kõikidele Eesti noortele, sõltuvata nende emakeelest, head võimalused olla Eestis tööjõuturul konkurentsivõimeline, Eesti ühiskonnas paremini hakkama saada. Me ei tee seda kellelegi ju halva pärast, ikka sellepärast, et me loodame, et meil kõigil on ühiselt võimalik Eestis ühiselt hakkama saada. Et see on see põhjus ja ma ei oleks väga optimistlik Mihhail Kõlvarti olukorras, et valitsus väga lahkelt kipub hariduspoliitika põhimõtteid muutma. Aitäh ja Sven? Samal teemal Sven Sõõr TV3. Kui Kõlvartit nüüd täpselt tsiteerida, siis ta ütles, et vahepeal on tulnud uus valitsus ja sellel valitsusel ehk siis ministeeriumil on valmis saanud ka analüüs, mis ütleb, et on mahajäämus olnud selliste õpikute valmistamisel, metoodikaga ei ole järje peal ja ei ole ka piisavalt õpetajaid. Kas selline analüüs on ministeeriumil valminud, et riigi poolt ei ole kõik tehtud, et vene koolid saaksid eestikeelsele õppele soovitud mahus üle minna? Aitäh, tõenäoliselt abilinnapea Kõlvart viitab gümnaasiumite ülemineku tulemuslikkust hinnanud töörühma raportile. See raport on tõepoolest valminud. Mõni nädal tagasi ka minule esitatud, sellest tulenevalt oleme neid tulemusi analüüsimas ja eks ühel hetkel kindlasti ka avalikult laiemalt arutame seda nii valitsuse tasemel kui ka Riigikogu kultuurikomisjonis. Põhiline eesmärk, mille Eesti kool, venekeelne kool Eestis peab saavutama, on kaetine. Ühelt poolt peab tagama väga kõrgel tasemel eesti keele oskuse ja teiselt poolt heal tasemel siis aineteadmised ja eks muresid on olnud. Need mured üldiselt on väga individuaalsed, ühes koolis ühed, teises koolis teised, nii et ma ei oleks päris nõus ka abilinnapea väitega, mida ma kuskilt meediast lugesin, et raport tuvastas asjad, mida tema juba niigi teadis. Ma arvan, et seal oli ka üksjagu uut teadmist seoses sellega ka, et hetkel on ju tegemist esimese lennuga, kes uues süsteemis sel suvel lõpetasid, nii et selle tulemusi on analüüsitud, on tehtud ka rida ettepanekuid, analüüsime neid ja kindlasti vaatame, mida saaks veel teha selleks, et eesti keele oskuse taset venekeelses koolis parandada, samal ajal, et ka aineteadmised kõrgel tasemel oleksid ja eks nendest kahest põhimõttest lähtudes analüüsitakse ka võimalikke neid eranditaotlusi, mis ühel hetkel
tõenäoliselt siis läbi volikogu tulevad peaministri kogemusele toetudes. Aitäh ja Sven, sul oli täpsustav küsimus. Kasutaks veel täpsustava küsimuse, et selle teemaga te olete pikalt kokku puutunud, et kas teie veendumise kohaselt on vene koolid valmis eestikeelsele õppele üle minema selles ette nähtud mahus ja riigil siin pole põhjust sammugi tagasi astuda ja kui Kõlvart räägib sellest, et see asi ei ole poliitiline, vaid ainult praktiline, et siis ta lihtsalt üritab ikkagi poliitikat ajada. Nagu ma ütlesin, olukorrad on väga erinevad. On venekeelseid koole, kus eesti keele eksami tulemus on seal keskmine tulemus 85 punkti, on selliseid, kus keskmine tulemus on 45 punkti. Koolid on väga erinevad, ka õpetajate mõttes on koolid väga erinevad. Koolide juhtimise mõttes on koolid väga erinevad, piirkonnad on väga erinevad, Narvas on üks olukord, Tallinnas teine, Tartus ja Pärnus hoopis kolmas. Nii et niimoodi üldistada üldjuhul ei saa, probleeme kindlasti on. Nii, aitäh ja sealt veel üks küsimus ja siis see võiks ka viimane olla, siis me lõpetame. Tervist, Nikolai Lašin, venekeelne Aktuaalne Kaamera, et lõimuv Eesti 2020, et mind huvitab, et kui kevadel haridusminister ütles, et see lõimumiskava on täiesti ebarahuldav, et missugused nagu muutused on sinna sisse toonud Reformierakonna all olev kultuuriministeerium, et praegu on see täiesti okei ja saadetakse Riigikokku. Aitäh, ma nüüd siin erakondlikku poliitikat kindlasti ei tahaks kuidagi kommenteerida, seda ei ole tegelikult. Et küsimus on selles, et kuidas erinevate ametkondade koostööd maksimaalselt heaks muuta lõimumise korraldamisel, kuna lõimumine on teatavasti horisontaalne teema, kus ükski ministeerium, sealhulgas Kultuuriministeerium ei suuda kõiki tegevusi lõimumisvaldkonnas teha ja ei peagi tegema. See on teema, mis puudutab Sotsiaalministeeriumi haldusala, Siseministeeriumi haldusala, Haridusministeeriumi haldusala, ka Justiitsministeerium tegeleb mitme teemaga, mis sellega haakub. Tõenäoliselt jätsin veel mõne ministeeriumi mainimata. Nii et küsimus oli selles, et mil määral me seda koostööd erinevate ministeeriumitega sellel teemal saame edendada. Suve jooksul ja siin sügise jooksul ja veel viimastel päevadel on tehtud väga-väga palju tööd selle lõimumiskavaga. Sinna on viidud märkimisväärselt muudatusi sisse. See kavale on läinud palju põhjalikumaks ja paremaks. On mõningaid veel lahtisi otsi, milles osas me kindlasti töötame edasi. Hetkel on lõimumiskava selles faasis, kus siis seda on valitsuse poolt saadetud Riigikogule arvamuse andmiseks. Riigikogu kultuurikomisjon arutab seda kindlasti väga põhjalikult, annab oma arvamuse, oma seisukohad. Neid seisukohti omakorda siis valitsus peab uuesti arutama ja alles pärast seda kiidab valitsus selle heaks. Nii et võtame selle sisendi, mis Riigikogus tuleb veel vastu, räägime veel, analüüsime, püüame teha veel paremaks ja siis jõuame ühel hetkel ka lõpuni. Aitäh ja nüüd jätkame siis intervjuudega. Aitäh teile!